Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on kolmapäeva õhtupoolik 19. november ja loomulikult on aeg teha väikene ülevaade ja kokkuvõte sellest, mis on toimunud Euroopas, üleüldiselt maailmas ja siin just nimelt Euroopa Parlamendis. Kõike sellest, millest võib-olla tavaline meedia ei pruugi rääkida. Esiteks, just mõne päeva tagasi me saatsime ametlikult arupärimise kirja Euroopa Komisjonile seoses Euroopa Komisjoni kavandatava Erasmuse programmi laiendamisega. Nimelt siis seda me oleme ka üritanud viimasel nädalal mitu korda ka teadvustada läbi sotsiaalmeedia inimesi, et Erasmus, mis muidu on mõeldud õpilasvahetusprogrammiks Euroopa riikide sees, ehk loomulikult näiteks Eesti lapsed või tudengid saavad läbi Erasmuse minna õppima näiteks Saksamaa kooli või Prantsusmaale ja samamoodi saavad minna Saksa õpilased õppima Itaaliasse vahetusaastale näiteks, siis nüüd on Euroopa Komisjon tulnud välja plaaniga laiendada Erasmuse programmi ka 6 Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riigiga, nagu näiteks Alžeeria, Süüria, Maroko, et siis sealt saaksid tulla legaalsel viisil siia inimesed õppima ja teoorias justkui loomulikult, et kui nad Euroopas õpivad, siis koguvad siin tarkust ja lähevad tagasi oma kodumaale, et oma riiki taas jälle ilusaks ja suureks ehitada. Kuid küsimustele, et kui suur on risk, et need inimesed tegelikult jäävad siia, sellega omandavad siin elamisõiguse, millega nad kohe omandavad ka õiguse perekondade taasühinemiseks ehk tuua järgi näiteks oma 37 onu ja tädi pluss veel mitu vanaema koos 5 vanaisaga, siis nendele küsimustele vastuseid Euroopa Komisjon siiamaani oma plaani juures andnud ei ole. Ja seetõttu loomulikult oleme siis avaldamas oma poliitfraktsiooni Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel survet Euroopa Komisjonile, et mida see plaan tegelikult tähendab, mis on need tegelikult mõjud, selle maksumus, see võimalik tagajärg immigratsiooni küsimusele, sest seesama volinik, kes vastutab Vahemere küsimuste eest, seesama Euroopa Komisjoni volinik ütles väga ausalt välja alles mõned nädalad tagasi, et eesmärk ongi tekitada uusi legaalseid viise immigratsiooniks. Ehk et piltlikult öeldes, asja, mis on praegu illegaalne ja kuritegelik, legaliseerime ära ja sellega justkui on probleem kadunud. No see on umbes sama asi, et legaliseerime narkootikumide kasutamise, sest siis ju enam kuritegusid ametlikult ei ole. Eks me siis näis, mida Euroopa Komisjon nendele küsimustele vastab. Sellega võib minna umbes 6 nädalat, enne kui nad vastavad ja siis loomulikult anname ka infot kohe ka valijatele ja Eesti inimestele edasi, et mis on Euroopa Komisjoni seisukohad. Lisaks sellele eile teisipäeval kohtusin 2 erineva suursaadikuga. Nemad palusid kohtumist. Esiteks palus kohtumist suursaadik Sudaanist. Nimelt Sudaanis on siis üllatus, käimas jälle kodusõjalaadne asi, kus siis paramilitaarne rühmitus üritab tagasi võtta võimu, mille nad kaotasid mõned aastad tagasi ja siis justkui legaalne valitsus siis seadusliku sõjaväega üritab taas kontrolli saavutada riigi ja ühiskonna üle. Kuid samal ajal siis see paramilitaarne rühmitus on selgelt islami äärmuslik. Viimaste aastate jooksul on korduvalt seal siis rünnatud kirikuid, tapetud kristlasi, ehk Sudaanis on kristlasi umbes 5% ühiskonnast ehk väga väikene vähemus, enamus on moslemid ja siis on siis ka usulistel põhjustel toimumas seal genotsiid kristlaste vastu. Samal ajal toetab siis Sudaani seda paramilitaarset rühmitust Ühendemiraadid, kes omavad suurema osa õigustest väga rikkalikele maavarade kaevandamisele, näiteks kullale, koobaltile. Koobalt teatavasti on üks olulisem komponent akude ehitamisel ehk et rohepöörde teostamiseks, samuti teemantid ehk et riik ise on tohutult rikas maavarade poolest, aga loomulikult nagu ikka Afrikas tihti kombeks, et rikkus läheb hoopis kellegi isiklikesse taskustesse ja need tavainimesed seal elavad jätkuvalt muldonnides, kui sedagi. Igastahes kohtusin Sudaani suursaadikuga, avaldasin loomulikult toetust, et jah, et selline korratus peab lõppema, aga samal ajal tuletasin meelde, et Sudaan on olnud üks vähesest riikidest, kes näiteks ÜRO hääletustel on selgelt toetanud Venemaad, koos siis samamoodi nagu Põhja-Korea või Venezuela. Ja see ilmselgelt ei ole just väga hea toon Euroopa riikidele, eelkõige Eestile. Ja samal ajal, kui me vaatame maavarasid, väga rikkalikke maavarasid, mis Sudaanis on, siis seal omavad väga suuri huve ka Hiina, lisaks Venemaale ja Ühendemiraatidele. Ja samas tegelikult on ka Euroopa huvi saada osa nendest maavaradest, sest Euroopa Liit näiteks viimase 5 aasta jooksul on andnud Sudaanile ligi 1 miljard eurot.
Loomulikult maksumaksja raha. Mis me sellest vastu saanud oleme? Jätkuvalt läbikukkunud riigi ja riigi, kust maavarad ja ressursid jooksevad hoopis Ühendemiraatidesse või Hiinasse. Ehk et Euroopal oleks nagu aeg saada üle oma ajaloolisest valehäbist ja hakata ikkagi seadma tingimusi, et mis põhjustel ja mis eesmärkidel me anname oma maksumaksja raha kuskile kolmandasse riikidesse ja mida me selle eest tegelikult peaksime vastu saama omaenda inimeste hüvanguks. Seejärel oli meil kohtumine suursaadikuga Taiwanist. Nimelt loomulikult Taiwani ja Hiina pinged ei ole mitte kuskile kadunud. Ja seal on selgelt nagu kaks eri poolust. Taiwan, seda me oleme ka varem rääkinud, nii plenaarkõnedes kui ka siin nädala videokokkuvõtetes, et Taiwan toodab suurema enamuse näiteks pooljuhtidest, mis on ülimalt oluline elektroonikatööstuses. Ükskõik milliste elektroonikaseadmete ehitamisel on pooljuhid ülimalt olulised. Taiwanil on selles küsimuses väga suur monopol globaalselt. Ehk Taiwani küsimus on geopoliitiliselt vägagi tähtis Ameerika Ühendriikidele, aga samamoodi ka Euroopale. Igastahes kohtumine oli väga sõbralik ja rääkisime siis seal pingetest Hiina ja Taiwani vahel. Järgmine on toimumas meil täiskogu istungid Strasbourgis. Strasbourgis näiteks kolmapäeva hommikul toimub siis üks põhidebatt, milleks on, et kuidas käituda Hiina poolt kehtestatud sanktsioonidega, nimelt siis müügipiiranguga muldmetallidele. Hiina globaalselt omab 90% 17 kõige tähtsama muldmetalli kaevandamisest. Ehk et Euroopa, kes tahab teha suure hurraaga oma rohepööret ja sõita elektriautodega, on loomulikult ära unustanud ühe tõsiasja, et me pagana palju sõltume Hiinast ja Aafrikast, Aafrika kaevandustest, mis on jällegi hiinlaste kontrolli all. Ja nüüd aprillikuus Hiina kehtestas ekspordipiirangud muldmetallidele ja nüüd siis Euroopa Liit hakkab vaagima, et kuidas sellele vastata. Eks mees näis järgmine kolmapäeva hommik. Ma katsun ka sõnaaega saada antud debatis, et pidada kõne. Aga lühidalt öeldes väga selge lahendus on see, et me lõpetame rohepöörde ideoloogia, mille tõttu meil on vaja tohutult muldmetalle ja samal ajal peame ise hakkama kehtestama oma välispoliitikat Aafrika riikides, kuhu me anname miljardeid eurosid, aga kust need samad väärtuslikud muldmetallid, mida on ka vaja meie elektroonikatööstuses, meie ettevõtluses, siis et neid ressursse saada võrdsetel alustel, ausatel tingimustel, aga ikkagi selle eest, et kui meie anname miljardeid kuskile Aafrikasse, siis me tahame ka vastu saada teatud ressursse, et me ei sõltuks otse Hiinast või ükskõik millisest teisest kolmandast riigist. Järgmise nädala videokokkuvõte tuleb juba Strasbourgist, Prantsusmaalt, Saksamaa piiri äärest. Seniks aga ma soovin teile kõigile ilusat novembri teist poolt, ilusat saabuvat talve, loodetavasti uut suusatamise kelguhooaega. Püsigem terved ja taas kohtume umbes juba nädala pärast Strasbourgist.